kuidas turniiriga seni rahul oled olnud, kuidas viimane mäng läks? Oleks võinud selle ära võita, aga võita oli üsna hästi. See oli mu jüriõistusel, oli see mu 5. korraldus. See on nagu selline sport, milles ei pea nagu väga palju ennast ära väsitama, just kui jalgpallis ma pean ennast väga palju ära väsitama korvpallis. Nagu energiat teeb üle siis. Kuidas enda mänguga võib muidu rahule jääda, et kas tulid mingid suured vead ka sisse või mida nagu paremini saaks teha? Mul tuli paar servi viga sisse. Ma mängin jalgpalli ka, aga mulle meeldib pinks ka, kuna see on huvitav spordiala ja siin treenib käsi ka rohkem. Vähemalt Eesti meistriks võiks tõusta korraks. Ma ei tea, vähemalt 20 aasta pärast. Võin rahule jääda sellepärast, et mängud on siiamaani hästi läinud. 3 võitu, 1 kaotus. Veel saab sinna 3. koha poole püüelda, aga teades, et eespool ootavad tugevad vastased, siis lootus sinna jõuda on nõkk kõrn. Mul oli aega, nüüd enam ei ole. Mul on 2 töökohta, enam oli 1 töökoht, siis üldse aktiivselt tegevad seda, aga see lauatennis on ka iga spordiala võtab, iga hobi võtab teatud finantskulutuse ja selleks läksingi tööle, et saaks endale korraliku varustuse, korraliku kumme osta või seda, kõige muu kõrvalt saaks sellega tegeleda, sellepärast, et ma armastan lauatennis. Et iga mehe paaris turniir, esimest korda olen käinud Eesti meistrite turniiril, kus on tugevus teine, aga nüüd näeb, kuidas on siis noored arenenud ja vastaseks või paariliseks sain ühe noore poisi. See on väga oluline, et kui ikkagi tahtmist on, siis minu meelest alati leiab. Ja see on väga vajalik, et eriti kui sul on istuv töö, siis on vaja ennast füüsiliselt liigutada ja minu meelest lauatennis on igati hea spordiala selleks. Arendab kõiki, kontsentreerumist, reaktsiooni, mõtlemist, füüsiliselt juba kõik käed, kõik kohad liiguvad, et selles suhtes ei ole nagu kohtagi, mis ei saaks nagu koormust. Ja selles mõttes ta ei ole nagu raha ei nõua nii palju, kui võib-olla mõni teine spordiala, et mina soovitan küll noorte tulla.